Soolatüükastest ja konnasilmadest aitab vabaneda krüoteraapia. Mis see täpsemalt on? Tulime Confido keskusesse, et see järele uurida. Mis on krüoteraapia ja mille jaoks seda kasutatakse? Krüoteraapia ehk külmaravi on protseduur, mille käigus on võimalik nahalt eemaldada erinevaid uudismoodustisi. Kõige levinumuteks on siis konnasilma eemaldamine ja soolatüüka eemaldamine, aga on võimalik ka eemaldada molluskeid, nahanäsasi ja teisi selle taolisi uudismoodustisi. Mis on soolatüüka ja konnasilma vahe? Kuidas inimene aru saab? Soolatüügas on siis viiruslik uudismoodustis ja soolatüügas on käsnjas, ta on reeglina nahast kõrgem ja tema sees on väiksed mustad täpikesed ja soolatüügas, kuna ta on viiruslik, ta levib väga kiiresti, kas siis otsese kontakti kaudu ehk siis inimeselt inimesele või kaudse kontakti kaudu, näiteks kasutades kellegi saunalina, kellel on see viirus juba olemas. Konnasilm seevastu on inimesele, reeglina ta tekib talla alla, ta tekib siis surve või hõõrdumise tagajärjel ja on naha paksend, mille sees on südamik, mis siis ulatub sügavale nahakihti ja tekitab valu. Kui inimene kahtlustab, et tal on kas siis soolatüügas või konnasilm, et mida teha tuleb, kas see on asi, millega minna kõigepealt perearsti juurde või kuidas see käib, et kui on mure? Ei pea minema perearsti vastuvõtule, võib tulla õe vastuvõtule. Õde siis vastuvõtu käigus vaatluse teel teeb kindlaks, millega tegemist on ja kui on võimalik, siis alustab krüoteraapia protseduuriga. Kui õde näeb, et see moodustis ei ole klassikaline, et ütleme, et ta on nahanäsa või mollusk, siis ta saadab patsiendi edasi nahaarsti vastuvõtule. Nii et põhimõtteliselt on niimoodi, et sa võid ühe visiidi käigus kõik ära lahendada, et ei ole vaja saatekirja ja ei pea ootama, vaid kohe tehakse ära võimalusel. Kas krüoteraapias tuleb käia mitu korda või piisab ainult ühest korrast? See oleneb kasutatava masina siis vedela lämmastiku temperatuurist. Et masinad, mille temperatuur on -86 kraadi, ei piisa ühest korrast. Confidos on kasutusel Kryokan, mille vedela lämmastiku temperatuur on -196 kraadi ja enamasti piisab ühest korrast. Kas mõnikord on asi ka nii hull, et on vaja arsti sekkumist või arsti ülevaatust? Siis, kui uudismoodustis ei ole klassikaline, on vaja arsti sekkumist ja ka laste puhul, kes on alla 8-aastased, on vaja arsti sekkumist. Ja Confidos on arstid olemas. Kui sa kahtlustad, et sul on soolatüügas või konnasilm, siis pane end arsti vastuvõtule kirja. Ja kui see ongi nii, siis juba selle vastuvõtu käigus tehakse sulle krüoteraapia, mis mure lahendab. Kui aga mure on tõsisem, siis Confidos on olemas naha- ja perearstid, kes vajadusel sekkuvad.